Jah, nii ja tervist jälle kõigile. Täna olen sattunud siia sellise jämeda käega härra juurde. Tema on siis Rauno. Rauno siis on meil trenni teinud natuke aega ja avaldas soovi nagu, et võiks härra Ivoga võiks videot teha. Nii, ja räägi siis härra Rauno paari sõnaga, kaua siis oled treeninud, kuidas sulle see asi meeldib lühidalt, nii et rahvas nagu teaks ka, et kes sa siis nagu oled ja mis värk siis nagu on. Tervist jah, Rauno olen siin. Et ühesõnaga nüüd sai 1. veebruaril 13 aastat treeningut, ehk siis sükene asjaarmastaja sellest ajast peale, kui see asi siin Eestis rohkem levima hakkas. Ehk siis kui saali sai mindud, siis põhimõtteliselt olidki vanemad mehed ees ja minusugune noor jõnglane, kes seal oli, ega selliseid seal väga ei olnudki. Kui vanalt sa siis nüüd läksid? No saigi oodatud 2-3 aastat, et minna saali, sest et 15 oli võimalik üksinda saali minna. Ja seda ma pikisilmi ootasin, et saaks alustada. Et no väga hea. Saalis. Väga hea ja meeldib see asi ja teed nagu rohkem enda pärast seda asja. Ja ilmselt oled natuke võistelnud ka, on ju, ja ilmselt lähed ka tulevikus vast. Mis sa arvad sel teemal nagu? Eks ta siukene, kuidas ma ütlen niimoodi, ma olen nüüd sellesse punkti jõudnud, et ma hakkan reaalselt aru saama, mis asi see tegelikult on. Ühe korra on käidud, sain oma viisad asjad kätte, nägin, mis asi see on. Nagu me kõik, on ju. Jah, et selles mõttes, et tahaks ikka võistelda, aga eks ma siin raias maailmas nii-öelda vaatan ringi ja saan aru, et see asi on suhteliselt geneetiline ja vaatame siis, mis minu geneetik üldse lubab. Jah, et niisama hambad ristis ei ole mõtet on ju pressida, et sa ju näed ära, et kellel on antud ja kellel ei ole, et mingi aeg jõuab see maru hästi kohale, on ju. Aga okei, see selleks ja ühesõnaga, härra Rauno sai ära tutvustatud, väga hea ja nüüd teeme niimoodi, et meie siin oleme ikka paar sõna juttu puhund omavahel ja vaatame, et oleme siuksed ausad vennad nagu, et miks mitte ka videosse natuke seda ausust sisse panna ja võib-olla selle loljuse vastu natuke võistelda, mis meil siin just siin Eestis nagu liikvel on, et kõik räägivad nagu sellist juttu, et kui toredad nad on, kui naturaalsed nad on ja mis iganes on ju, kõik see nali ja Eestis ei teata põhimõtteliselt on ju mingitest testosterooni ravimeetoditest ega mitte millestki, mitte midagi. Ja ühesõnaga meie nüüd võtsime munad pihku, video jaoks lasime lahti ja aga muidu nii, et jah, me hakkame nüüd ausalt rääkima asjadest. Ilmselt see ei ole meie viimane video, mis me siin koos kotti paneme. Oleneb sinust, kuidas sina tunned. Ma arvan küll jah, et rääkida on palju. Täpselt ja me täna siis võtame 4 teemat läbi ja alustamegi põhimõtteliselt kohe siis esimesest teemast on ju. Ja alustame leebemalt, ei hakka kohe retsima siin, nii et verd lendab ja igasugu asju. Et ühesõnaga mõtlesime, et alustame sellest, kuidas siis inimesed tarvitavad pre-workout'e ja stimulante ja ühesõnaga panime valuvaigistit ka sinna sisse on ju. Nii ja ma ei tea, Rauno, sina kui külaline äkki tahad sa alustada sel teemal, et kuidas sinu kogemus on nende pre-workout'ide ja asjadega, et oled sa kasutanud, palju sa oled kasutanud, mis sa arvad, kas see motivatsioon peaks nagu tulema enda südamest ja peast või kuskilt pulbrist või et mis sina arvad? Ma annan sõna sulle. Ma arvan sellest niimoodi, et isiklikult pole olnud kunagi nii rikas poiss, et saaks neid pre-workout asju nii palju lubada, sest need üsna kallid asjad ka. Ja ütleme niimoodi, et olen läbi aegade ikkagi läbi saanud ilma nende asjadeta, et ainult üks potsik on mul reaalselt olnud ja seda ma ka ise ei ostnud, vaid see mulle anti niisama, et kuule, et mulle ei maitse, et võta endale, et proovi. Ja mis sellega siis oli, eks ma seda asja siis natuke proovisin nii palju, kui seda veel alles ja järele oli ja ütleme niimoodi, et kui sai õige doosi, oli hea, aga ütleme niimoodi, et 25% oli hea doos, 75% sellest oli niimoodi, et läks nõks üle ja trenn oli luhtas, sest et ma lihtsalt värisesin seda trennis, sest mul oli halb olla üle doos, ütleme nii. Et tegemist on siis nagu ikkagi nende stimulantidega, seal on
kui vaatad, on tegelikult mingi ajuvabad kogused, mingid kofeiini on ju, siis veel mingid ained oleneb, on ju sellest pre-workout'ist, et mis reageerivad siis selle kofeiiniga. Ja noh, kas see asi reaalselt nagu hea on, nagu sa ütlesidki, et kui sa võtad liiga palju seda, on ju, noh, sa rikudki võib-olla oma trenni ära ja noh, nii ongi. Mina natuke räägin enda kogemusest, et minul põhimõtteliselt oli sama lugu. Sain kuskilt kas võistlustelt selle esimese poti endale, mingi, ma isegi ei mäleta firmat. Ühesõnaga, ma ei teadnud, mis see ongi, ausalt öeldes. Ma ei olnud kuulnudki, ma olin 4 või 3 aastat trenni teinud, vaatasin pre-workout. Et nagu what the fuck, okei. Ja siis nagu hakkasin võtma seda asja, ma isegi ei teadnud, kuna seda võtta või midagi. Ma mõned korrad võtsin isegi peal trenni, ma mõtlesin, et see on hea toidulisand. Enne magaminekut. Ja kusjuures algus ma võtsin rasvapõletajaid enne magama minekut, siis mõtlesin, miks mul und ei tule. Ja selles suhtes ma nagu olin nii kogenematu ja vaata, ma ei kujutanud üldse ette, mis need asjad teevad ja ma ei lugenud ka neid nagu etikette ja värke ja ühesõnaga minu pre-workout'i kogemus oli nagu selline, et noh, see on lihtsalt mingi pulber, nagu mingi kreatiin või asi, et võta kuna tahad ja siis ma hakkasin nagu aru saama, et Janar Rückenberg äkki rääkis kuskil ka, et mis asi on pre-workout ja siis ma vaatasin, okei, et seda peaks siis võtma, et kui tunned, et oled väsinud ja okei, ja siis ma lõpuks võtsin ikka kuidagi hakkasin seda lugema ja uurima ja nüüd seda infot on nagu hästi palju ja ühesõnaga sain ka siis lõpuks teada, mis see siin pre-workout, et Ivo siuke naljamees on, pole hullu, vähemalt on huvitavad lood, mida rääkida, vaata, et jah, ja siis ühesõnaga mina neist asjadest väga lugu ei pea. Võtsin pre-workout'i ja olen isegi saanud proovida, kunagi sain mingi ameeriklaste oma ja seal olid ikka sees sellised ained, mis meil siin Euroopas on keelatud. Kas see oli Jack 3D? See oli mingi väga kange asi. See keelatud variantidest, jah? Ja see oli mingi mustas purgis. Mustas, jah? Ja mul nende nimede ja asjade peale on nagu halb mälu, aga see oli Eestis keelatud seda liti alt, kui sul on tutvusi, siis peaks saama, nii. Ja siis oli niimoodi, et ma võtsin seda ja seal need keelatud ained, et ma olen proovinud seda, mis meil siis lubatud siin on, noh, see oli enam-vähem nagu jooks 3 tassi kohvi ja siis särised seal trennis ei suuda ära oodata, tead ja hüppad seal võib-olla natuke liiga palju ja siis on niimoodi, et ma võtsin seda Ameerika varianti ja siis mul oli tõsiselt niimoodi, et ma mõtlesin ka, et raisk, et saada, mul oli keskendumine niimoodi, et mind ei kottinud mitte miski, kes kõndis saalis, kes kuskil oli, mul oli nagu siuke power sees ja ma mõtlesin, kurat, kuda mul nii hea trenn nagu on, et täitsa ulme, et ma olen nagu mingi Superman on ju lihtsalt mingist pre-workout'ist ja siis oligi nii, et mul tuli kuskil, mul jalatrenn ka, räige trenn oli ja siis mul tuli kuskil poole peal meelde, et mis värk on, et ma proovisin seda pre-workout'i, mis meil siis on nagu keelatud on ju. Ja ütleme, et see oli igavesti vägev asi, aga mind ausalt ei koti see asi ja mul on selline üks lugu, ma räägin sulle ka seda ja kõigile ja oli kunagi üks töödejuhataja mul ühesõnaga ühes firmas ja tema hakkas ka mingi aeg käima jõusaalis ja tema muudkui võttis neid pre-workout'e. Nii. Ja siis üks päev tuli lihtsalt küsis, et kuule Ivo, et mul on jõle sitt olla, mul on maru halb, et kuradi, ma üldse ei taha trenni minna. Mul oli ka, mis mõttes sa ei taha trenni minna? Kuidas, noh, ma tean, okei, oleme ausad, ma olen ka inimene, mul on ka selliseid päevasid, et ma ei taha, aga täna on trennipäev on ju. Ma homme ei saa teha, mul tahab näiteks naine minna trenni, no kuidas ma siis ütlen naisele, et kuule, sina nüüd ei lähe, no ei viitsi molli saada, vaata. Ja tuli see töödejuhataja, tuli see töödejuhataja ja ühesõnaga ütleski, et kui tema pre-workout'i ei võta, siis ta ei saa ikka üldse kuidagi uksest välja. Ja point ongi nüüd selles, et need asjad tegelikult on nii kanged, et kui sa tarvitad neid kogu aeg, siis inimesed hakkavad nendest ju sõltuvusse jääma. See on nagu ma olen kuulnud hästi palju, et see kofeiiniga need nokod ja asjad ja eks siin topitaks ka mingit jura sisse ikka, mis sul parema tunde annab on ju. Ja siis sa tahadki minna selle hea tunde pealt ainult trenni. Aga mis siis saab, kui sul on sitt päev, kui sa oled 3 tundi maganud, kui sa nagu
lihtsalt mõni päev astud vale jalaga voodist välja, nagu öeldakse, on ju. Seal on veel vaata üks aspekt on veel, et vaata kuna tänapäeva toidutööstuses teevad teadlased tugevat tööd, et meile võimalikult palju produkte müüa, ehk siis see kombinatsioon maitsest ja sellest kõigest on lihtsalt niivõrd nagu hea. Mitte küll konkreetselt võib-olla selle firma osas, aga maitsed on erinevad, eks ju. Aga selles mõttes et teadlased teevad tubli tööd, et meie selle kõik endale sisse ilusti sööksime. Nii siis nendes pre-workoutides kui ka siis ütleme üleüldises toidus, mis meil poes müüakse, et see võimalikult. Need väiksed tringid ja kõik, mis on hakanud tulema, pane see šott enne trenni. Oi, küll hakkab hea või vot. Ühes asjas, milles ma võib-olla pooldan, aga see on jälle selline asi, et see eeldabki ikkagi seda, et sa me räägime siis juba võib-olla võistlusvormi tegemisest või mingisugusest asjast, mis on siis viimased võib-olla 2-3 nädalat, kus sa oled tõesti no ikka nii läbi, sa oled ikka korralikult läbi pigistatud. Ja, et siis sa oled nagu tühi tõesti. Ja siis ka ma ei võtaks võib-olla ainult seda pre-workouti, võib-olla võtakski võib-olla beta-alaniini, arginiini ja kreatiini võib-olla, et ta ongi tegelikult ained, mis sinna sisse topitakse. Aga see tuleb odavam. Jah, ongi, et kui sa seda etiketti oskad lugeda, siis seal ei ole reaalselt nagu mitte midagi väga erilist ja raha küsitaks, nagu see oleks mingi jõhker asi, on ju. Ja põhimõtteliselt ma mõtlesingi, et kui sa ennem rääkisid sellest keelatud ainega versioonist, et mõtlesin, et äkki on etiketid sassi aetud, et äkki on puhtakojuline kokaiin või midagi. Et kokaiini pulder, et nii suukaudseks kui ka ninaga manustamiseks. Ja, ei, see on kiht jah. Ma olen nüüd sattunud peale ka mingid noored poisid ikka käivad saalis, need on jõle kiht kuulata selle. Riidehoius käib juba siuke jutt, nagu mingid jõhkrate profikulturistid oleks tead saalis, vaatad ise ka, et jutt on suur, kutte ei ole, et kus see tuleb nagu. Ja siis kutid rääkisid ka, et pre-workoutidest ja ma lihtsalt huviga nagu kuulasin ja oligi nii, et kuna sa sisse panid? Kuule, ma bussis jõin ära raisk, ma juba tunnen, mul juba säriseb raisk, kutid ajad ja pooleldi mingi ingliskeelne, pooleldi jutt, et nagu Stonglis. Ja Stonglis nagu kõredi, Tongslis mingi. Tänapäev. See on nii ulme lihtsalt kuulata seda, kui kutid ajad mingit mõttetut juttu ja samamoodi, et täiesti haige jutt lihtsalt, et ma kodus ei saa sisse võtta, mul juba bussis hakkavad raisk, tead, käed värisema, ma pean poole pealt maha tulema, tead, rahunema ja siis vahepeal ma jooksen trenni, et ei, ma enam ei võta, kuulad sellist juttu ja siis kutt küsib ka, et sa valuvaigistit panid täna või? Ei, mul täna ei ole vaja nagu, et nagu mida perset nagu kutid on mingi, sa näed nagu nad on mingi 18, 17 mingid, alles võivad ise saali minna ja käivad juba mingid jõhkrad pre-workoutid, mingid valuvaigistid nagu, sa oled fucking, ma ei tea, põhimõtteliselt veel alaealine, sul aju pole välja arenenud, sul on vaja valuvaigistit panna, trenni teha. Kõige hullem asi on veel see, et nad veel ei tea isegi, kuidas isegi treenida ennast üldse panna sellesse olukorda, et reaalselt hakkaks need protsessid pihta ja muidugi ilmselgelt toitumine on üldjuhul täiesti nõu. Jah, ongi, et see võetakse mingid jõhkraid aineid ja toitumist on ju ei ole. Et ja see valuvaigistite teema ka, et ma saan aru seal jõhkralt kõrgetel profitasemetel kutid võtavadki valuvaigisteid ja nad võtavad hästi suur probleem on just veel see, et need USAs eriti on need opiaadid, sa saad selliseid valuvaigisteid, seal arstid kirjutavad sul kõike põhimõtteliselt niimoodi peaaegu ja kutid on ikka jõhkralt sõltuvuses nendest asjadest ja selles suhtes see on profitase, see on geneetiline eliit, see on nagu hullud vennad, nad nagu teevad jõhkralt trenni, see on kohati nende töö on ju, et ja just töö, just nimelt töö. Kallid inimesed, et ärge võtke eeskuju sellistelt inimestelt on ju, et need kutid alustasid kuskil rahulikult, mõni on isegi ausalt ju rääkinud, kuidas ta tegi 10 aastat trenni, 5 aastat trenni, mõni teadnud, mis asjad ongi steroidid, et nad on aastatega lihtsalt jõudnud sinna ja kuttidel on mingi 60 sentimeetrised käed ja geneetiline eeldus. Ja täpselt, see käsi selliseks läheb, on ju. Et võtke nagu rahulikult, võtke nagu, mõelge perest, mõelge karjääri peale, mõelge töö peale, et te oleksite näiteks, saage inseneeriks, saage autojuhiks, saage kellekski ja tehke trenni, on ju.
et ärge mõelge, et minust tuleb professionaal. Ükski professionaal ei tea, et ta selleks saab, on ju. Kõik lähevad lihtsalt alguses saali, aga tänapäeval on see suur probleem, et lüüakse enne mingid YouTube'id asjad lahti, tellitakse nagu ained ära ja siis arvatakse, et nüüd minust saab proff, on ju. See on hea tähelepanek praegu. See on alati nii, et kui ma näen neid noori, kes siis tulevad mu käest nagu nõu küsima ja asju, et siis on nende põhiline asi on see, et nad ei küsi mu käest üldjuhul ei trenni kohta, ei toitumise kohta, vaid küsimus langeb kohe selle peale, et aga mida ma nüüd võtma peaksin. et ma tahan olla nagu sina ja mis ma nüüd võtma pean, ma mingi esiteks, sa ei pea mitte midagi võtma, et see on lihtsalt toidu lisand. Kõigepealt me õpime sööma, kõigepealt me õpime trenni tegema ja vaimselt kasvame, eks ju. Et sa lihtsalt, see on kõik abi asi, no sul ei ole seda lihtsalt vaja. Mina isiklikult praegu hetkel ei tarbi mitte ühtegi toidulisandit, sest et ma saan toidust kõik kätte. No nii ongi. Ja kõige lahedam on see, et ma ei tea, sa oled ka ikka päris tükk aega trenni teinud, et vanasti tulid mingid noored, ütleme 16 kuni 20 siin, ikka noor veel tuli, küsis, et kuule, mis valgupulbrit sa võtad, mis kreatiivis. Nüüd tullakse türa, küsitakse sult, et kuule, kas sa paned tabletti või sa paned kuradi süstla, kuule, kuidas testosterooni kasutada? Mul on nagu see enam-vähem, et kuule, mine perse mees, et kuradi, mida sa tuled siia üldse, et tee trenni. Kutid on kuradi 16, seal 17, et loomulik testosterooni tase nagu fucking läbi katusena, et mine ainult tõsta ja sa lihtsalt kukud arenema, et see nagu vanamehed on selle TRT peal, on ju, süstivad endale sellist kogust sisse ja on jõhkrad põkid, on ju. Need noored poisid nagu ei saa aru asjadest, et mis nad nagu oma loomuliku selle testo tasemega juba suudaksid, on ju, saavutada. Ja siis ongi hea, et üks punkt, mille ma siis ka kirja panin, oligi täpselt see sama, et noorte poiste siis nii-öelda või üldse siis võtame inimeste siis probleem sellega ongi, et alustavad need asjadega nii vara, nad pole veel tegelikult vaimselt küpsedki, nad rikuvad oma nii-öelda keha imidžiga, võib-olla kui neil ongi eeldused siis saada selliseks väga võimsaks, siis nad rikuvad selle imidži enda jaoks ära, sest nad hakkavad selle karjuma, et nad peavadki nüüd sellised olema ja kui nad saavad lõpuks aru, et ahah, et need ained on minu kehaga teinud sellise töö, et mul ei ole enam nii-öelda ilma nende aineteta enam põhjust mitte midagi, et ma pean nüüd eluaeg selle peale olema, siis ongi. Lõpuks saab võib-olla raha otsa, ema, isa võib-olla ei anna sulle enam ja saad aru, et ohoh, et ma pean tööl ka nüüd hakkama käima ja need ained maksavad. Hakkabki pihta see, et kuhu osad tüübid, kes on meil siin läbi aegade vähemalt 13 aasta jooksul, keda ma olen siin näinud, tulevad jõhkrad põkid, säravad nii, kus jaksavad ja siis järsku kadunud ja üritad guugeldada, mis mees sai, kas ta üldse elab, mis toimub. Ja ei ole näha enam, mis juhtus. No see juhtuski, et ta lihtsalt töötas üle ja nüüd ta lihtsalt ongi katki, nii vaimselt kui füüsiliselt. Nii ta on. Ühesõnaga, tõmbame otsa kokku nende pre-workoutide asjade ja valuvaigistite kõigega. Et me juba lendasime peaaegu siin ainete peale, et need ained on hoopis teine teema, et ütleme nii, et need pre-workoutid, kõik need stimulandid, asjad, need on mingid pulbrid, on ju. Need sa paned oma kehasse, saage aru inimesed, teil on see energia olemas endal siin, et see aine lihtsalt abiks, on ju. Et see stimulant peab kuskilt energia tõmbama, kuskilt mingitest hormoonidest, sinu närvisüsteemist. Ja nagu alkohol tõmbab selle energia, selle räigelt hea olemise kuskilt on ju sinu seest, nii stimuleerib õigeid hormoone just sel hetkel, kui on vaja, nii. Aga kulla inimesed, mis juhtub peale seda, kui te täis joote ennast? Ilgelt sitt on olla, minul on kohati, mida rohkem joon, seda sitem on ju, ja mitu päeva jutti. Ja ühesõnaga need stimulandid, pre-workoutid, kõik see jura, et see tõmbab teile korraks selle energia, teil on mingi 4 tundi hea olla ja siis te peate selle kõik tagasi andma kuskile, on ju, nii et mõelge selle peale, siin kohal me tõmbame nende asjadega otsad kokku ja see on ikka tugev mõttekoht, on ju. Jah, just, ma annakski selle pre-workout'i kohaselt annakski siit hea idee,
ehk siis kui sa tahad, et sul oleks asi nagu paigas, suudaksid seda asja teha, siis sa pead tegema asja, mis sulle meeldib, mida sa armastad. Ehk siis see ongi see pre-workout, mis sul siin peas toimub. Et sa tahad seda teha, see pakub sulle hingeliselt rõõmu ja see ongi kõik see, mis sa vajad. Ütleme, vahet ala, kui sulle ei meeldi jõusaali minna, meil on olemas jalgratas, meil on olemas absoluutselt igasuguseid spordialasid. No kutid mängivad kuradi arvutimänge ja lükkavad 100 tonni aastas taskusse. No see on ka sport tänapäeval, nii on. Ja kui teile ei meeldi jõusaal ja sulle meeldib seal arvutis, sul tuleb see välja, sa lööd kõik kutid kasti seal, nii et üks käsi on selja taga. Tule mängi arvutit, ausõna. Ja kui sulle veel meeldib see, no miks mitte, see on nagu kõik ühes, töö, meelelahutus, et ühesõnaga tõmbamist otsad kokku, kõik asjad peavad teie enda seest tulema. Lähme järgmise teema juurde. Lähme järgmise teema juurde. Nii ja puudutame siis üht teemat veel tänases videos. Ja see on siis algajad ja ained ja mitte need ained, mis nüüd teile koolis õpetatakse, keemia ja füüsika ja ühesõnaga algajad ja siis keemiaga ta natuke on. Jah, keemiaga on seotud, kui seal targad olete, siis on päris hea, aitab kaasa, ütleme nii, et ühesõnaga ained siis sel kujul, et kasvuhormoonid, steroidid, igasugused seinast seina, ma siin nimepidi ei hakka, täpselt testosteroon on ju, nüüd on juba mingid kuradi peptiidid, sarmsid, fucking turul on ikka igasugu imeasju meil juba ja need on lihtsasti kättesaadavad. Räägin kohe kiirelt ühe loo, kuidas siis olin Tallinnas elasin Spartas trennis, samamoodi 2 poissi. Küsisin neilt ükskord ka selle kõige selle jutu ja nende raskuste peale, mida nad seal tõstsid. Kaldpingilt üks kutt surus 42 kiloste hantlitega. No, üks hantel 42 kilo 16. Et ei ole väike raskus on ju, et täiskasvanud mehed ei tõsta selliseid asju enamasti kuskil MyFitnessis. Ja noh, olin neid tükk aega seal näinud ja kuulsin ka nende mingit jutte seal riidehoius jälle omavahel. Nendel on mingid source'id ja nendel on mingid ühesõnaga läbi interneti mingid kohad, kus siis saab midagi ja siis kuidas süsti ei julgeta teha, et ei mahutan ikka seda tableti asja. Noh ja jõud oli kuttidel palju ja ühesõnaga küsisin siis neilt ka, et kui vanad te olete nagu poisid, nemad olid nagu algajad, olid suht vähe trenni teinud, kuna meil algajatest jutt on ja ainetest. Et poisid, et vanad te siis olete, üks oli 16, teine oli kohe 17 saamas, mis on palju vanem kui 16 selles eas. Kurat, see on ikka tähtis, varem 18 ikkagi. Nad enda arust olid jube tegijad mehed ka ja noh, mis ma siis ikka oskan öelda sellise asja peale, et kutid, et teil on nagu naturaalsed tasemed on nagu jõhkrad on ju. Ja teil on vaja, teil pole nagu pallid välja arenenud, teil ei ole nagu, mõnel kurat tuleb äälemurre alles on ju, teil ei ole vaimselt aju välja arenenud, teil ei ole nagu liigesed luustik fucking välja arenenud, mõni vend ju kasvab kuradi 20-ni viskab pikkust ju, noh, kes lähevad sõjaväkke. Kui mitte isegi rohkem. Ja täpselt, et saad oma režiimi peale, õige toidu peale, tead, siis hakkavad kasvama on ju veel täisealisena. Et noh, ongi nagu see, et poisid, mida te nagu mõtlete, et kas nagu tõesti oodata ei kannataks nagu, et jah, ma ei tea, ma ei poolda seda asja, ma nagu, kui mina ise müüks steroide nagu, ütleme nii, et Ivo nüüd homsest mõtleb, putsi raha on vähe on ju, hakkame müüma, hakkame ise ka tarbima, paneme siis täiega, elame ainult korra. Tõsiselt, mina ei müüks sellistele kuttidele, ma ütleks neile ausalt ära, et poisid, tulge maa peale tõsiselt nagu, et vaadake ennast, kurat, teil on nagu terve elu ees, et kannatage natuke või minge nagu otsige kuskilt mujalt, et mina ei taha olla vastutav selle eest, et te oma tervise perse keerate, ühesõnaga isegi kui te ei lähe kuskile politseisse ega mitte kuskile minu vastu. Ma tean elu lõpuni, et mina tekitasin teile selle asja, et ma poleks tohtinud teile nagu anda neid asju, et mul on nii palju südametunnistust, ma ju tean, mis need teevad on ju. Igal asja, millel on nagu need võimsad efektid on ju, on kõrval toimed ka. Ja need asjad ju ravimid on reaalselt
ja noh, kõigil ravimitel on need sedelid kaasas on ju ja seal on kõikide kõrvaltoimete kohta on ju tabelid ja kasvuhormoon on ravim, testosteroon on ravim, see ei ole selleks mõeldud, et kuradi tuleb mingi kuradi Marti või kuradi Eduard kuskilt ja hakkab fucking trenni tegema ja kasvama on ju. Et noh, alustamegi sellest, et need on nagu ravimid ja kulturismis neid tarvitatakse on ju üle. Sellega saavutataksegi sellised asjad, need ravidoosid on siis 5-10 korda väiksemad on ju, mis teevad siis professionaalid. Nii ja ühesõnaga, nagu me siin rääkisime, et me hakkame siin ausalt juttu rääkima, meil on jumala pohhui, noh, ma ei tea, kaudses mõttes võite meil isegi suhu võtta, me otseselt kindlasti ei anna kõigile. Aga nii on, et mul on jumala pohhu ja ausalt öeldes, et võite kotsi minna, kui kellelegi midagi ei meeldi, mind üldse ei koti, vaadake. Ja kui keegi ei taha minu välja ütlemiste pärast minu sõber olla või sponsor tulevikus või midagi, tore on. Palun väga ära vaata videot, aga ma arvan, et paljudele meeldivad jälle sellised inimesed, kes räägivad tõtt on ju. Ja Rauno, sinul oli huvitav lugu, sa täpselt kõike mul ei ole ära rääkinud ja nüüd on sinu võimalus rääkida ära see asi. Räägi, mis sina arvad, kuidas siis juhtusid need asjad, mis sa tulevikust arvad ja hakka aga pihta ja nii, teeme soojaks. Ja selles mõttes, et täpselt, et omal ajal, kui saigi siis 13 aastat tagasi alustatud, ega siis ju asjad käisidki nii, et läksid kohale, suured mehed olid juba ees, sest et tollel ajal ei olnud see nii populaarne spordiala nagu praegu on, et Instagram on ikka tugevalt jõusaalisporti upitanud üles oma vingete piltide ja filtrite ja kõige muuga, milles olen ka ma ise süüdi, sest ma ise ka teen samu asju, ehk siis filtreid ja kõike muud. Aga siis oligi selline lugu, et ma ei mõnda aega juba käinud, aga kuna ma olen ikkagi valdavas osas oma elust, ütleme siis praegu ma olen 28 ja ma olen siis olnud valdavas osas sükene 24-25 aastat olen ikkagi olnud tugevas sellises ülekaalus tegelikult, et mu vorm on ikka väga kehva olnud, et olen siuke põkk olnud küll, eks ju. Käisid nagu trennis, aga sul oli nagu kaal oli ikka. Jaa, ma olin vesine nagu noh, sõna otsas vesine. Mis see kaal siis oli sul? Maksimumkaal oli 120. Seda on ikka palju. Jah, selle pikkuse kohta 73 sentimeetrit olema praegu siis. Seda on palju. Ja praegu ma olen siis 79,5 tänase hommikuse seisuga. Ja oligi siis selline lugu, et vaatasin neid, läksin muidugi saali, vaatasid neid ajakirju, mis seal laua peal olid, vanad head Flex ajakirjad. Mis saal see oli? See oli, noh, võtame siis kohe niimoodi, et see oli vana hea turujõusaal McDonaldsi kõrval. Seal ma ei olegi käinud. Jah, McDonaldsi kõrval kohe oli hea, aknast vaatasid, poisid said purksi, mina tõssin sama kiirusega, mis nemad tõssid endale burgerit suu juurde, ma tõssin endale hantit lähedale. Ja niimoodi minu trennid möödusid, et vaatasin neid seal söömas ja ise muudkui punnitasin seal. Ja oligi, plakatid seinte peal, vinged plakatid, no tippvormid, mehed on nii suured, vaskulaarsed, kõik jutud. Ja siis mõtlesingi, et ja samas seal kõrval olid ka tooted. Nimesid me ei hakka nimetama, mis tooted seal olid, sest me ei ole sponsoreeritud ja ilmselgelt nad ei tahaks ka, et me nüüd sest peale sponsoreerida, sest et me räägime. Ja nii ongi, et vinged valgupulbrid asjad olid juures ja siis ma mõtlesin, ossapagan, kui ma nüüd ükskord raha hakkan teenima, see oli 15-16, kui ma siis hakkasin mõtlema, et kui ma nüüd ükskord raha hakkan teenima, oi, kus ma ostan neid pulbreid kokku endale. Ja mul läkski, ma lõin Eesti rahas kokku, see oli ikka päris suur summa, seal 15-20 000 krooni, et ma ikkagi kõik oma suvepalgad ja kõik palgad panin sinna alla, lihtsalt matsin, sest ma arvasin, et ma saan. Ja läksingi ja lõpuks siis, kus see murdepunkt tuli, oli selline, et ma nagu korra segaks vahele ka, et sellel ajal ju 10 aastat tagasi kõik olid naturaalsed. Ronnie Coleman, kõik olid naturaalsed. Dexter Jackson, Jay Cutler, keegi pannud ju Mutant Mass Gainer või mingi, mis iganes nagu pulber on ju.
siis oli kreatiin oli kõige kõvem. See oli siukene. Täitsa lõpus, see oli steroid kõige alust nagu. Mina võtsin kooli ajal ja üks klassivend mul ja oligi põhimõtteliselt klassis ja igal pool olidki jutud, et kutid panevad steroide, sest me võtsime kreatiini. Kuidas aineid ka pannud? See oli põhiline. Võtan kreatiini. Ossa roist! Siis ma räägin õpetajale ära. Istud peale tunde. Ja ma võtsin B12 vitamiinid täitsa lõppu. See number on seal hästi oluline. B12 see teeb asja veel ägedamaks. Ühesõnaga, segasin vahele, aga nii oli, et tänapäeval infot liigub päris kõvasti. Tänapäeval kõige hullem see, et sa ei tea, mis info see õige on. Aga infot on ühesõnaga, ise pead tark olema. Just. Et tollel ajal ei olnud meil infot põhimõtteliselt üldse, meil olidki need Flexi ajakirjad, internet liikus, aga noore poisina ilmselgelt sa ei oska seal inglise keelt nii hästi ja kirjutada sinna vajalikke märksõnu, et jõuda mingite asjadeni. Ehk siis vanemad poisid ja mehed olid siis ainukesed nagu sellised infoallikad. Ehk siis kes kõige kõvema jutuga oli, seda sa ilmselgelt kuulasid ja muidugi ilmselt vorm mängis ka rolli selle juures, et kellel kõige ilusam ja vägevam vorm oli, et ju ta teab. Teda kuulad, tema on nüüdsest jumal. ja oligi ja siis, kus siis see pöördepunkt nagu tuligi, oli see moment, kus üks sportlane siis jäi vahele ja lasi kirjutada siis sellise artikli ja ta mainis seal siukse lause, mis siis muutis minu jaoks nagu kõik ja ma tohutult pettusin kulturismis ja üleüldse nagu selles kõiges. Oli selline lause, mis te tõesti arvasite, et muna ja kohupiimaga saavutab sellise vormi. Ja see tuli klõps ja siis ma hakkasin küsima, et aga millega siis saavutab? Mis asi see on siis? Ma tahan ka, et see bend, kes seal plakati peal on, miks mina ei võiks ka selline olla? Ma tahan ka Superman välja näha. Miks ma ei või olla? Ja oligi ja ilmselgelt tolleks ajaks oli mul juba 3 aastat võib-olla selja taga, 3-4 aastat oli juba trenni selja taga ja teadsin juba üsna palju igasuguseid jõmme, igasugustest saalidest, mis iganes sai palju käidud ja ilmselgelt kui otsid, siis leiad, eks ju. Ja saingi siis teada ainete kohta ja ilmselgelt selline buss nagu ma olen, et süstidega ma ei julge nagu ennem sa teid selle välja, siis ilmselgelt suukaudsed. Aga aineid ma ka nimetama ei hakka, põhimõtteliselt on siis selline asi, et 2 sorti ainet võtsin, kuna ma olin rasvane poiss, siis ma tahtsin saada rasvaprotsenti alla ja ilmselgelt ka ju muidugi lihast. Samas sa võid nimetada ka neid aineid, et mis siin ikka põdel, see info on kõik. Lihtsalt selles mõttes. Kui sa lähed guugeldad kuskile mingi anatrol või lenbuterool või põhimõtteliselt tuleb on. Selles mõttes, et ma ei tea, mis sa võtsid, ma lihtsalt tõin 2 näidet. Ma võtan, selles mõttes, et ühesõnaga noored kõik, kes te seda vaatate, nimetan need nimed lihtsalt sellepärast, et inimestel oleks parem arusaamine, mis ainetest siis jutt on. Ehk siis 2 ainet nagu ühte juba sai nimetatud rasva jaoks Glenbruterool, ehk siis siuke väga mürgine, tugev aine. Ja teine oli siis Stanozolol, teise nimega vist on Vinsterol või midagi sellist. Jah, et sellised 2 väga sellist kallist ja tugevat ainet, mis siis ongi turu peal on nagu selline ütleme nii, et mõlemad tegelikult sulle aitavad vormi päris teravaks teha. Ja kui sa oskad kasutada. Oleme ausad, mingi valgupulbriga võrreldes ja kui toitumine kõik on paigas, siis ega ikkagi mõlemad annavad sulle jõulisa ka. Et siin paljud räägivad küll, et kui sul testosterooni baasi pole, siis need asjad ei toimi ja mingi perse kuradi, et see on ikka kemikaal raisk, et see ikka toimib väga hästi. Ja nii oligi ja otsisin siis õiged allikad kohad üles, sain oma kraami kätte, maksin rahad, kõik jutud sain. See oli siis nagu käest kätte ikka, siiamaani käest kätte. Ja, et see on niimoodi see ongi, et keegi teab kedagi ja nii see kraam sinuni jõuab. Ja saigi siis pandud paika kogused, praegu tagantjärgi hakkan kogusid vaatama, need on ikka päris kõrged. Mis see oli siis? Ütle mulle ka. See oleks päris huvitav nagu teada. Kuna see oli vist, kui ma õigesti mäletan, siis see püramiidis liikumine oli vähemalt Stanozoliga
Stanakas ütlen, siis on lihtsam. Et siis seal oli mingi püramiid, kas oli 20 milligrammi või mis see oli, see tablett. Õigem 40-sed olid, 20-st alustasid, jõudsid kuni vist 120-ni ja läksid jälle püramiidis alla tagasi. Ehk siis see kõik oli 2 nädala jooksul, 2 nädalat pausi ja uuesti 2 nädalat sees. Ehk siis mis minul siis tekkis sellest jõu kasv oli selles mõttes, arvestades kui noor ma olin päris metsik. Aga kuna see aine kuivatab liigeste vahelt siis vedelikku ja muid selliseid asju, siis mul olid ka minu esimesed õlavigastused, ehk siis see on üks põhiline asi, mis läheb puruks. Ehk siis sai tugev raskus, suur raskus ära surutud ja sinna see kõik läks. Nii, kuna tollel ma hakkasin ka jooksmas ja käima, siis ütleme jooksmine oli võimatu, sest lihase pump oli lihtsalt nii suur, et ma lihtsalt juba 500 meetrit jooksin ära ja mul lihas oli juba nii täis, et ma ei jõudnud enam joosta. Eks see verevarustus paraneb. No nagu meil suusatajad on, et kes neid asju kasutavad, et see on transpordib ilusti seda õhku ja kõike sinna. Neil lihtsalt pole lihast, mida sa täita sellega väga, aga no ega mulgi sellel ajal nii palju ei olnud, aga noh, selles suhtes, et suurem poiss ma olen nagu alati olnud, et väiksena ikkagi olin ka see tugevam poiss, kes siis, ma ei tea, ehitasid väljas lumekindlust, siis mina ikka tõssin need pallid sinna kõige peale, et tugevam ma olin alati. Aga ühesõnaga jah, et see aine nüüd veits vale aine, jah. Aga noh, kus sa aine pidid teadma? Jumal, ei, muidugi, no oligi, et maksakaitsmed tulid ka veel sinna juurde, mul ei tule nüüd meelde kohe, see oli sellised pruuni värvi tabletid, mida saab siis käsimüügist osta. Karsil on jah, et sellised asjad veel sinna lisaks on ju. Ja oligi, ütlen ausalt, et ma steroidide vastu otseselt ise ei ole. Sest et kui on ikkagi soov tehagi üks ikka vägev vorm, ikka selline, mis on nagu maailmatasemel ja nii, et siis möödapääsmatu mingis osas, eks ju, nüüd ma saan arvata siis üks rahe endale kaela, aga ta ongi, et kui sa tahad olla siis selline friik nii-öelda, et sa eristud ka tänavapildis, et siis sa lihtsalt pead. Särgiga suur. Jah, just, et sa oled isegi pusaga ja pusa punnitab sul ka. Mitte sa lihtsalt ei, et rannas oled vägev, aga kui sa nagu tuled tänava peal vastu ja sul on pusa seljas, siis küsimus tekib, et mis spordialaga sa tegeled. Ma ei tea. Nii paljud meil siin on, jah. Neil on ilusad vormid. Ma ei üldse nagu. Ma ka ei ütle midagi. Vägev. Ma siiralt loodan, et need on tehtud naturaalselt, nagu nad ise reklaamivad. Paljud on siin sõna võtnud sel teemal ka ja tulnud saalis rääkima, et kui mõttetud on ikka need steroidimehed ja ütleme nii, et tead, igal ühel oma nagu ala ja see igal ühel peab olema oma väljund ja kui ta ei tee selle väljundiga viga kellegile, et siit lugu, kui see väljund on see, et sa tahad noa võtta ja ma ei tea, sektsiooni läbi kõigile kella lasta ja siis vaatad, kes ukse peale tulevad, sutskad neid, et mis see steroid siis nagu nii väga halba teeb, et ühesõnaga jah. No ütleks niimoodi, et tuleviku mõistes ma ise nüüd ei ole kasutanud vist mitte midagi katsetuse eesmärgil kuskil 6-7 aastat äkki. Aga ma ütlen niimoodi, et kui ma nüüd tulevikus tahaks näiteks võistelda, ilmselgelt ma teeks selle siis nii-öelda puhtas liigas ja kuna ma ei ole nii kaua kasutanud, siis ilmselgelt ja kuna kasutasin ka, siis sellest ma mingisugust kasu ei lõikanud, sest ma rikkusin kõik ära ja toitumine ei olnud paigas. Aga et näiteks tulevikus lihtsalt enda jaoks teha, siis kes see selles suhtes keelab, eks ju, et ma ju võin teha enda jaoks ja ilmselgelt kui ma neid asju hakkaksingi tegema, siis ma sellest ka kirjutan. Sest et ma ei tahaks, et inimesed saaksid vale arvamuse sellest, et vau, et Rauno, kuule, et sul on ikka võimas vorm, et mis sa nüüd järsku tegid? Jah, mitu kohupiima sa nüüd sööd, et ma ütlen, et jah, et eks ma söön igasuguseid huvitavaid asju, aga mul on siis nii-öelda lisakütus, et mis ma siis teen? Ühesõnaga see Glenn Butterol ka selle juurde veel tagasi tulles, see kas sa nagu sellel on ka ikkagi efektid on ju, see tekitab palavikku, kuradi, annab sellise iiveldustunde inimestel, oleneb kogusest on ju,
et ma arvan, et sul ei olnud väga hea sellest vist või? Räägi asjast. Jaa, räägin asjast. Glenn Rutter oli selline lugu, et madalatel doosidel on ütleme nüüd kannatatav olla täiesti, no niisugune viisakas. Aga ütleme nüüd, et kui seal ikkagi, ma neid kogusid kahjuks ei mäleta, aga ühesõnaga, kui seal ikkagi läksid kogused suuremaks, selline asi nagu kätevärin, täiesti tavaline, lihtsalt värisedki kogu aeg. Peale trenni lähed duši alla, laksused ninast veri väljas, sest et vererõhk on lihtsalt nii kõrge. Kogu aeg lihtsalt veritsed. Ütleme niimoodi, et peavalud, täiesti tavaline asi. Ja ongi, et sa reaalselt näed või mitte, sellel hetkel ma nii väga, mina enda peal nii palju näinud, aga ma lihtsalt olin nagu kursis sellega, et ma lihtsalt sõin üle oma kaloraaži, ehk siis ma olin kogu aeg plussis omadega. ja siis ühesõnaga sa näed, kuidas see ikkagi sulab reaalselt see rasv sealt ümber. Et ta on ikkagi, kui ma õigesti mäletan, see on vist mõeldud inimestele, kellel on siis astma vist ja et nad võtaksid siis kiiresti nagu alla, et nad ei oleks eluohtlikus olukorras, et haiglas. Et arstid manustavad seda kuidagi niimoodi. Ma võin eksida, arvatavasti võib-olla eksingi, aga midagi sellist ma nagu jäi meelde sellest ajast vanasti. Ja, seal on, seda infot on igasugust, seda vist nüüd enam ei kasutatagi väga inimeste ravimises. Väga vist mitte, et on mingid efektiivsemad asjad juba. Ja see on ikka vanakooli asi, et me räägime siin ikkagi, kas või see Stanosol all, et see on juba ka ju, kus siin esimesed sportlased kasutasid 70-ndatel ja niimoodi, et need on ikkagi vanad asjad, et kõige tavalisem ju, mis nii-öelda süstitab ja on ka siis siis suukaudsel versioonil on siis ju see veekoguja, mis meil on see, mida siis Svartsud ja kõik võtsid, et ma ei tea. Mul ei tule ka nüüd see nimi kohe meelde, et neid on nii palju, need igasugused metakas. Metaan, see on see kõige legendaarsem, et mina teadsin, et ma ei taha vesiseks minna, et maru palliks läheb sellega, et sellega mul on hea jutt selle metaaniga, segan jälle vahel. Töötasin Tallinnas ja CNC peal nagu ikka ma olen olnud siin tükk aega ja tuli siis laserpingi pealt töötas meil üks vene kutt ja eks ikka ajapikku saab tuttavaks ja räägid juttu ja värki ja kutt siis lõpuks tuli jutuks, et ma olen ikka jõusaalis käin ja värki ja kohe esimene asi, mis ta küsis, mis sa paned? Mitte midagi ei pane, kuradi. Milleks nagu, et ei tõsiselt ma ei pane, ole nüüd. Ja oleme ausalt, sellel ajal ei pandki ja tuli siis ja pakkus mulle, et sa metaani ei taha või? Ma ütlesin, mis asja nagu, kurat, mine lõika oma laseriga tõsiselt nagu, et sa tead, mis see on, ma mõtlesin, muidugi ma tean, issand jumal, et selles suhtes, et kui sa käid jõusaalist trennis, ei tähenda, et sa rumal kohe. Kõik teavad metaani, kõik teavad. See on see kõige A ja O aine. Kuti, ei tahad, ma annan sulle, ma mõtlesin, ei taha. Tuli järgmine päev tagasi, kutil olid tableti need mingid lehed kaasad. Näe, võta. Ma ütlesin ka jumal küll, ole nii, et saad aru, ma ei võta seda sitta, et ma tõesti, ma ei taha, kindel või? Ma ise ka ei taha, ma tulin jõusaalist ära. Ma küsisin talt kohe selle peale, et kaua sa käisid jõusaalis? 2 kuud viitsisin käia, ma ütlesin, kaua sa metaani võtsid? Ma võtsin juba enne, kui ma jõusaali läksin. Ja nii ongi tänapäeval, see on nagu naistel need rinnaoperatsioonid ja huultele pannakse mingeid asju ja see ongi meestel on umbes nii, et see on nagu ilu asi, vaata, et kõigepealt ostame kemmi ära ja siis uuest aastast lähme trenni. Aga ega siin ongi ja kuidas see ju sinna ju liigub, ongi see, et kuna meie iluideaalid ja nii-öelda ilu võib selle nii-öelda, enamusele ikkagi ei meeldi sellise kehatüübiga mehed või naised, et siis ühesõnaga see standard on lihtsalt nii kõrge, et seda püüda naturaalselt see on, ütleme siis 90% ulatuses inimestel suht võimatusest, et lihtsalt sul ei ole nagu antud, sa pead juba olema sellise kuivema struktuuriga lihas nii-öelda need kinnitused ja kuju see on ikka. Jah, et sa ikkagi nagu kohati nagu sünnid selliseks, et su vanemad siis peavad sulle andma selle geneetika edasi, et sa saaksid selleks, et minul on lihtsalt vedanud sellega, et mul on sünnipärased või niimoodi, mul on laiemad õlad
laiem selg tänu sellele ja kõik muu, et noh, visuaalselt nagu tundub, aga kui ma nii-öelda särgi seljast ära võtan ja kui mul on ikkagi kuivem poiss kõrval, siis ta näeb ikkagi kõvasti parem välja, sest et ta on detailsem, ilusam, aga ma olen lihtsalt suurem, kogu moos. Selline ala jah, et seal ei tea kunagi. Ühesõnaga ei tasu mingid profimõtteid kohe pähe võtta, mingeid aineid ja eriti Eestis. Ma ei teagi, mis sa arvad, video on päris pikk juba, juttu on, mis sa arvad, kas sul tööandja ei tule midagi nüüd ütlema, et kuule Rauno poiss, et jah, et pane nüüd ise paber lauale või kas sa kardad nagu, et see mõjutab ka kuidagi sinu elu, et ma olen sellest eelnevalt ka rääkinud. Point ongi, et sa räägid sellest saalis inimestega, kes elavad selle sees, on selle sees olnud, nad teavad seda asja. Nüüd kuulab mingi maimu kuskilt koopist müüa ja järgmine kord, kui ta sind näeb, siis on selline nägu, võib-olla tunneb su ära, et tahaks sind hakklihaga visata või midagi, et tavainimesed, me oleme maru erilised. Kogu aeg nii erilised, kurat. Et ühesõnaga, et inimesed, kes ei tee trenni ja mis iganes on ju ja ei ela seal saalis ja ei mõista seda trenni inimeste maailma, nemad võivad väga kõvera näoga sind vaatama hakata, võib-olla muudavad oma suhtumist või kuidagi, et kas sa kardad seda või karda, mul isiklikult on suva. Ma ütlen niimoodi, et kuna ma ikkagi üritan alati aus olla ja asjadest otse rääkida ja see ongi, need on minu kogemused ja need asjad on. Sa oled need asjad elus teinud. Just nimelt, noorem on ära teinud, eks siis täpselt ongi, et minu jutt on praegusel juhul ikkagi mõeldud noortele, kes on hakanud saaliga tegelema või plaanivad sinna minna, et see on nagu hoiatus neile, et ei ole mõtet. Lihtsalt säästate raha, säästate eelkõige ikkagi oma tervist. Olgem ausad, mul on ikkagi probleemid igasuguste liigeste asjadega, kraksuvad ja värki. Et see lihtsalt ei tasu ära. Et just nagu alguses oligi öeldud, et keegi ei tea, kes saab profisportlaseks või mis iganes, et sa ei saa lihtsalt seda asja, keegi lihtsalt sponsor kuskil märkab, et kuule sa oled vägev, et ja siis hakkab see asi nagu minema kugile poole. Nii et ma ikkagi sooviks nagu selles suhtes nagu mõistmist, et me kõik oleme igasuguseid vigu teinud ja ilmselgelt me teeme veel neid vigu, sest et me oleme inimesed, me ei ole robotid ja maru rahulikult tasub võtta, et alati võib küsida, julgelt räägin, ei ole sellega vastu midagi. Ja isegi inimesed, kes siis vaatavadki minu suhtes viltu, mis seal ikka? Mis ma siis teha saan, et ma olen täiesti kindel, et praegugi on inimesi, kes minu suhtes viltu vaatavad juba mingite muud asjade pärast. Kas võib, ma ei tea, ma rohkem võib-olla ehteid kannan kui keskmine mees või mis iganes muid asju teen veel, et me oleme kõik erinevad, nii palju kui on inimesi, nii palju on arvamusi. Selles suhtes, et Lõunakeskus on hea, seal on, vaata see klaassein on jõusaalis, MyFitnessis, seal on trepimasinad täpselt. Ja sa võid minna sinna trepimasina peale kõndima natuke ja mina olen seal palju aega veetnud, see on minu lemmik siuke. Ma lähen täna sinna kui suures tunniks ajaks vihkama ennast ja seal on niimoodi, et tead, inimesed kõnnivad, mõnel on isegi selline reaktsioon, et ta näitab näpuga ja naerab su üle. Nagu sa teed trenni, sa tahad hästi elada, sa tahad vormis olla. Et inimene juba naerab sinu üle sellepärast, et sa nagu tahad midagi parandada enda juures või kuidagi. Olla ise enda parem versioon. Et mis seal siis vahet on, täpselt, mis seal siis vahet on see aine seal mängus või ei ole. Nii. Mujal maailmas on see täiesti tavaline juba. Jah. Nii on, Kuule, aga tead, meil on siin teemasid on veel palju, aga video on väga pikk juba, et hetkel vist ma arvan, et me tõmbame otsad kokku. Jutt jooksis hästi, ilmselt võtame veel käsile seda asja, saame kokku, räägime ausalt igasugu asjadest. Ja nii ongi. Et võiks jah, et siin on palju teisi maastikul ka Eesti, kes teevad podcast'e või muid asju, et räägitakse väga tarka juttu, kõik on väga ilus, aga ma arvan, et me Ivoga vist prooviks pigem siis selle nii-öelda maakeeli rohkem rääkida, et saaksid,
absoluutselt kõik aru, et kas nagu ongi mingisugune, mis iganes Maali ja Kalle panevad selle video käima ja nad saavadki aru sellest, sest et me ei kasuta niivõrd palju igasuguseid termineid, mis on ülikoolis või kuskil täiesti tavaline. Et tahaks nagu lihtsalt rääkida. Ma võiks ju seda kasutada, aga siis ongi, et siis jälle pooled ei huvita. Enamus inimesed, mulle nagu öeldud ka, et Ivo, sa räägid nagu lihtsalt, et hea on kuulata, ma saan nagu enam-vähem aru. Et see nagu minu eesmärk ongi. Et kõik saaksid aru. Ma ei viitsi mingitest flektsioonidest ja ma ei tea, mis ulmesõnad, ma võin nad ju pähe õppida ja targutada, aga see ei ole mina, see tuleb võlts video. Ja, see on siukene akadeemiline video rohkem siis, et meie ei ole mitte, et ma mõnitaks neid, kes nii räägivad. See on väga vinge. Laske minna, mina saan sellest aru ka ja kõigest, et tore on, targad inimesed on tore, meil on neilt mida õppida. Ja ühesõnaga ongi aeg otsad kokku tõmmata. Loodan, et teile meeldis, kui meeldinud, kahtepidi nuppu on kuidagi seal tulevikus, mina ikkagi teen videosid edasi ja plaane on, ideesid on, koos Raunoga siin tuleb neid ilmselt kõvasti veel juurde, see ei ole meie viimane video kindlasti, ma arvan. Ma arvan küll, 13 aastat on palju näidanud. Ja me teeme ju trenni edasi, et kui ma ei tea, kellegil tuleb küsimusi, keskmine eestlane ei taha kommentaaridesse panna midagi, kirjutage näiteks Messengeri ja sellised küsimused, kus saab kemmi või midagi, nendele me ei vasta, et see on teie enda probleem. Kindlasti ei. Ja et kuidas panna midagi, kuhu süstida või seda me ka ei hakka siin, me lihtsalt räägime nagu veits teistmoodi asjadest. Ja subscribe'i saab kuskil panna, see on kas seal või seal, vahet ei ole. Ja ühesõnaga, nii ongi, lõpetuseks midagi sul on öelda? Lõpetuseks on öelda see, et teeme trenni, tunneme ennast hästi. Näeme vaeva, just, peame vaeva nägema ja ole see, kes sa oled, ühesõnaga ära proovi olla keegi teine, ehk siis saa endast aru ja kõik ongi hästi, tee ise endaga tööd. Nii ilus lõpp, kohe inimesed ei taha videot kinni panna. Kuule hea küll, tšau kõigile.